Volvo on omamoodi fenomen. Sellel on oma kasutajaskond, neid ostetakse, kuna need on turvalised, mugavad ja vananevad väärikalt. Volvo XC60 on saanud järjekordse värskenduse ja see värskenduse poole pealt Volvo on erakordselt mihkel ehk siis mitte öelda, et laisk, kuna neid uuendusi märkavad ainult margifännid. Täpsemalt on siis selle autol uus radiaatorivõre, uus Volvo logo, uued värvkatted, uued väljadisainid ja kõige tähtsam, diislit enam ei ole Volvo valikus. Baasmudel on siis poolhübriid, mis siis on TõH5 tähistusega ja see omab siis niinimetatud klassikalist Volvo aktiivset nelikvedu. Edasi on valikus 2 pistikhübriidi, TõH6, TõH8 ja nendega on siis selline lugu, et tagarattaid veavad ainult elektrimootorid või õigemini elektrimootor. Kardaani sellel autol ei ole ja seetõttu on sellel autol sisuliselt kõik veoskeemid. Ehk siis bensiiniga sõites on see auto esiveoline, elektriga sõites on see auto tagaveoline ja kui sa kasutad mõlemat jõuallikat, siis see auto on nelikveoline ja nelikveoline ainult nii kaua, kuni akus on elektrit. Ära on kadunud ka varustuspaketid, mis ennem olid, ehk siis enam ei ole R-disaini, mis oli sportlik, või siis Inscriptionit, mis oli luksuslik. Nüüd on Core, Plus ja Ultra. Ja see tähendab seda, et need autod kõik näevad sisuliselt ühesugused välja. Valida saad muidugi selle üle, et kas siis ehisdetailid on kroomitud, või on need musta värvi ja loomulikult ka siis Volvo kirjad muutuvad kas siis kroomituks või musta värvi detailideks. Ja kes tahab moodsa ajaga kaasas käia, siis nüüdseks on võimalik saada Volvo XC60 ka täiselektrilisena, mis siis kannab nime EX60. XC60 pagasiruum on enam-vähem sama suur nagu BMW X3-lgi ja GLC jääb umbes 60 liitriga alla. Klassi kõige mahukam on muidugi Land Rover, Range Rover Velaril ja see on umbes 100 liitrit suurem. Aga kuna tegemist on ikkagi ju rootslaste valmistatud autoga, siis on silmas peetud, et selle autoga saaks ka Ikeas käia ja Volvo pagasiruum on tegelikult oma mõõtmetelt või õigemini oma kuju poolest kõige mahukam ja kõige kasutajasõbralikum. Küll muidugi see ruloo ei ole just kõige mugavam. Sa saad selle edasi ülesse keerutada, aga seda siia tagasi panna ei ole just kõige mugavam ja saad sellega muidugi niimoodi alla klappida, aga seda ei ole siia põhja alla kuskile panna, eriti veel siis, kui sul on pistikhübriid ja pistikhübriidi kaableid ei ole ka võimalik siia põhja alla ära peita, sest selle jaoks lihtsalt ruumi ei ole. 2 sellist väiksemat kotikinnituskonks on olemas, suusaluuk on olemas ja seljatoed saad alla klappida 60-40 suhtes. Mootoriruumist leiab 2-liitrise bensiinimootori, mis koos tagasillas asuva elektrimootoriga arendavad kokku 335 kilovatti ja 709 newtonmeetrit. Käike vahetab endiselt klassikaline 8-käiguline automaatkast. Kiirlaadimise võimalus puudub ja aku saab täis umbes 5-8 tunniga. Seda XC60 ei saa kohati üldse nagu konkurentidega võrrelda, sellepärast, et ühelgi teisel konkurendil ei ole nii kiiret pistikhübriidi ja see auto kiirendab 0-100 4,9 sekundiga ja konkurentidel 0-100 kiirendus jääb ikkagi üle 5 sekundi. Järgmiseks on see auto oma sõiduomadustelt sootuks teistsugune. Pigem ma ütleksin, et sõidaks nagu klass suurem auto, ehk siis pehme ja rahulik. Kui me võtame X3, siis X3 on vaieldamatult selles klassis sõitjale kontsentreeritud auto. Sinna sappa jääb kohe Range Rover Velar, mis on ka väga sarnaste sõiduomadustega. Aga Mercedes jääb oma sõiduomadustelt siis Volvole võib-olla kõige ligilähedasemaks. Kui sa tahad selle autoga ikkagi kiiresti sõita, siis sa saad aru, et see ei meeldi sellele. Ehk siis üsna kiiresti muutub see auto alajuhitavaks ja just tänu sellele, et elektrimootor ei jõua tagasillast nii palju jõudu juurde anda, et see auto oleks siis rohkem kas siis ütleme balansseeritud või tagasillale kontsentreeritud.
roolisüsteem on pigem selline rahulik, pehme, ma saan nupuvajutusega selle pisut jäigemaks, aga ta on ikkagi selline pehme ja rahulik. Käigukast ka täpselt samamoodi. Sujuv, rahulik, ei ole mõeldud selle jaoks, et kiiresti sõita ja see õhkvedrustus on pigem selline pehme ja hõljuv. Tagaistmel on 2 täiskasvanud reisijale piisavalt palju ruumi. Küll see 3. reisija siin ennast väga mugavalt ei tunne, ta peab ikkagi jalatarkis siin olema, kuna see kardaani tunnel on siis nii kõrge. Lisaks on tegelikult Volvo XC60 selles klassis ainukene auto, millele on võimalik saada integreeritud lasteistet, ehk siis need istmepõhjad käivad üles, et siis lapsed saaksid üsna mugavalt ennast siin tunda. 2 ISOFIX kinnitust, materjalid viisakad ja minu arvates igati normaalne auto. Juhi kohal on peamiseks uuenduseks uus, kiirem multimeedia, suurem ekraan ja juhtmevaba laadijapesa. Ja sisuliselt tegelikult sellega kogu selle auto sisustuse uuendus ka piirdub. Materjalid on endiselt ilusad, viisakad, Skandinaavia disain, kõik näeb niisugune uhke ja luksuslik välja. Ja selles klassis ma ütleks, et ta on enam-vähem sama pulga peal siis Land Rover, Range Rover Velariga, seal on ka sõitjate ruum vägagi uhkelt viimistletud. Küll muidugi nii Mercedes kui ka BMW jäävad natukene alla, kuna nendes autodes on rohkem sellist kõva plastikust viimistlust. Multimeedia on siis Google'i baasil, see on enam-vähem samasugune nagu mõni Androidi tahvel, ehk siis kui sa oled mõnda Androidi tahvlit kasutanud, siis sa tead, kuidas sedagi käsitleda. Küll ei ole ma eriti rahul nende kliimapaneeli nuppudega, kuna need ei ole just kõige mugavamad ja eriti just sõidu ajal siit puutetundlikult ekraanilt siis seda kliimat reguleerida ei ole ka samuti kõige parem. Lisaraha eest saad sa siia Powers & Wilkinsi helisüsteemi ja see on endiselt klassi kõige parem. See on väga mahlakas, see on vali, see töötab ülimalt hästi. Ja istmed, Volvo istmed on eluaeg olnud ülimugavad ja siin on need samuti endiselt ülimugavad. Küll need ei ole enam nii toekad, nagu olid R-disaini mudelil, ehk siis R-disainil oli tegelikult need küljepolstrid natukene pikemad ja kahjuks ei ole valikus ka enam selliseid sportlikemaid istmeid, vaid kõik istmed ongi siis sellise kujuga nagu siin autos. Ja erinevalt konkurentidest on Volvol Apple CarPlay ja Android auto endiselt veel juhtmega. Sõidurežiimidest rääkides, siis hübriidasendis on võimalik panna aku kas siis ootele või siis laadimisrežiimi. Ja ootel see tähendab seda, et ta võtab algusest natukene energiat ära ja siis ta jätab, ütleme, umbes 80% peale ja kui sa jõuad näiteks linna, et siis paned kas automaatse asendi peale või siis näiteks kas või pöörasendi peale, mis siis tähendab, et see auto on puhtalt elektri peal sõitev. Power asend tähendab seda, et bensiinimootor lükatakse käima ja kasutatakse ka veel elektrit. Offroad asendis ka täpselt samamoodi kasutatakse siis nii elektrit kui ka bensiini ja õhkvedrustuse korral tõstetakse auto võimalikult kõrgeks. AVD asendis tähendab siis see seda, et see auto üritab igas olukorras olla ikkagi pigem nelikveoline kui esi- või tagaveoline sõiduk. Istikhübriidide puhul on muidugi hästi oluline see, kui palju sa saad akutäiega sõita. Ja akutäiega saad sa selle autoga talve sõita umbes 55 kilomeetrit, mis on üsna sarnane nii siis Velarile kui ka X3-le. Mercedes sõidab muidugi oma keelt C-ga akutäiega umbes 100 kilomeetrit, no talvel ütleme siin mingi 70-80 kilomeetrit, aga ikkagi märgatavalt kaugemale kui Volvo. Ja Volvo eeliseks ma arvan, et täna ongi see, et ta on kõige kõvema kiirendusega, ehk siis kõige kiirem, ta on hästi pehme, hästi sujuv, mõeldud selle jaoks, et sõita pikki vahemaid ja Volvo on tänaseks teinud selle uuendatud mudeli oluliselt vaiksemaks.
LED esituled endiselt väga head, hästi kiired, keeravad kurvi kaasa, LED matriks töötab väga ilusti, helisüsteem suurepärane, väga mahlakalt mängib ja kõiksugused sõidu- ja ohutusabilised on diskreetsed ja lubavad autoga rahulikult sõita. Kui nüüd sa oled laisk, sa ei taha akut laadida, sõidad ainult siis bensiinimootoriga, siis arvesta, et keskmine kütusekulu on umbes 7 liitrit 100-le. XC60 hinnad algavad 70 000 eurost ja sellisel juhul saad sa selle poolhübriidmudeli. Selline T8 väga hästi varustatud auto maksab umbes 87 000 eurot ja see on umbes 4 000 eurot soodsam kui BMW X3 ja kui nüüd siia võrdlusesse võtta Velar ja GLC, siis GLC ja Velari hinnad umbes sellises varustuses on jämedalt 105-110 000 eurot ehk siis Volvo on märgatavalt soodsam kui konkurendid, aga siin rooli taga on ka seda tunda, et see auto on ka konkurentidest natukene vanem. Volvo XC60 on tänaseks vana mudel, aga see auto on väärikalt vananenud ja pehme õhkvedrustus muudab Volvo sõiduomadused klassi mugavaimaks, aga konkurentide pistikhübriidid omavad paremat nelikvedu ja täpsemaid sõiduomadusi.